Tere tulemast osalema Cashflow Klubi finantskirjaoskuse baaskoolitusele. See koolitus on toimunud juba mitmeid kordi päris koolitusena ja nüüd on aeg sellest teha ka videoversioon. Cashflow Klubi õpetused ja teadmised, millest me rääkima hakkame, baseeruvad suures osas Robert Kiyosaki Cashflow lauamängul. Ja osad teist kindlasti on seda mänginud ja kui sa ei ole veel seda mänginud, siis otsi seda mängu Cashflow kodulehelt või küsi teistelt inimestelt, kes selle mängu kohta, kes seda juba mänginud on. Ja selle koolituse üks osa on selle mängu mängimine. Aga Cashflow mängust tuleb meil juttu hiljem pikemalt. Nüüd esimene asi, mida alati küsitakse, et miks ma peaksin sind kuulama. Seega vaatame natukene, mille poolest erineb Cashflow Klubi finantskirjaoskuse baaskoolitus teistest finantskirjaoskusega seotud koolitustest. Et suurimad erinevused, mis on näiteks selle programmi vahel, mida valmistab ette Rahandusministeerium oma Eesti elanike finantskirjaoskuse edendamise programmi raames ja selle vahel, mida meie pakume, on see, et siin programmis õpetatakse sind tarbima rohkem pangateenuseid. Ja mida me õpetame, baseerub peamiselt Rikas ja vaene isa autor Robert Kiyosaki materjalidel. Ja need lähenemised on üsna erinevad. Ma toon sulle mõned näited. Näiteks Rahandusministeerium õpetab, et meil kõige parem mõte investeerimiseks on alustada säästmist. Ja säästa tuleks siis neid pabereid, 50-euroseid kinkekaarte siis Euroopa Keskpangalt või siis Eesti Panga poolt või kelle iganes poolt väljastatud. Nüüd, nagu me kõik teame, see raha kaotab väärtust pidevalt. Mida on siis selle kohta öelda Robert Kiyosakil? Robert Kiyosaki soovitab ka säästa, aga ta soovitab säästa päris raha. Päris raha nagu see kuldfilharmoniker, mille on näiteks Austria Keskpank müntinud ja mille pealt võib lugeda, et see 100 eurot kuldraha. Selle mündi reaalne väärtus on oluliselt kõrgem, mis ta täna just parasjagu maksab, kõige lihtsam on minna ja vaadata seda Davidi kodulehelt, aga ta on umbes 1000 eurot või rohkem. Või siis teine päris raha on ju hõberahad. Ja näiteks selle hõberaha peal on jällegi kirjas 1,5 eurot. Ja samuti väljastatud Austria Keskpanga poolt. Ehk siis üks õpetab meile, kuidas säästa paberit ja väärtust kaotavat raha ja teine õpetab meile, kuidas väärtust hoidvat raha säästa. Teised olulised erinevused on selles, et päris paljud, kes räägivad finantskirjaoskusest, ütlevad, et kõik laenud on halvad. Me hiljem õpime, et on ka olemas häid laene, kui ka sellest tuleb hiljem pikemalt juttu. Siis Robert Kiyosaki eristab varasid ja kohustusi veidi teistmoodi, kui seda klassikalises mõttes tehakse. Nii et ma tänan sind, et sa oled võtnud selle aja ja otsustanud ennast harida ja oma finantskirjaoskust tõsta ja sellega oma majanduslikku olukorda parandada. Nüüd, küsimus on kindlasti sul see, et kes ma üldse olen ja miks sa mind peaksid kuulama. Minu nimi on Peeter Pärtel ja ma lugesin see Rikas ja vaene isa raamatut 2004 aastal ja siis ma sain teada, et on olemas Cashflow mäng ja asusin seda reaalselt ellu rakendama. Ma olen investeerinud kinnisvarasse, täna on mul 15-16 üürilepingut ja samal ajal ma olen ka ettevõtja. Ja mis valdkondades ma olen ettevõtja? Et minu ettevõtlus on tegelikult raamatupidamisteenuse pakkumine ja seda ma hakkasin just selle pärast pakkuma, et ettevõtjad, kes olid samamoodi Robert Kiyosaki filosoofiaga tutvunud, ei leidnud endale sobivat teenusepakkujat. Kedagi, kes sellest asjast aru saaks. Ja teine asi, millest ma olen ettevõtja, on koolitused. Ja selle tõttu ma olen õpetanud Eestis sadadele inimestele Cashflow mängu baasil ja sellest edasi jõudnutele ka pikemate koolituste formaadis. Kuidas alustada investeerimisega, kuidas alustada ettevõtlusega. Ja nendest teemadest me räägime ka selle baaskoolituse raames, kuid loomulikult baastasandil.
ja olemas on meil ka veel edasi jõudnud koolitused, aga nendest hiljem.